Keegi mäletab, äkki kunagi ammu käisin ka kaitsmas detsembri alguses 4. kui see oli, siis sihukest asja nagu Syncly Music Sync. Sel hetkel oli asi pekis ja nagu midagi toredat näidata ei olnud. Lihtsalt väike terminalis oli demo, et ma saan playlisti lisada ja tõmbab automaatselt alla. Vahepeal on 6 aega mööda läinud ja on sihuke huvitav asi juhtunud, et mul on actually äpp, mis teeb midagi. Ja ma võtan siis kohe näitan ühe väikse demo ka, et mul on siin üks awesome playlist. Mul on siin 2 lugu. Mul on siin Saadele, Hello ja siis Imagine Dragons Roots. Ja ma tahaks nüüd hirmsasti telefoni saada. Ja mul kõik veel graafiline ei ole. Aga lisame selle loo minu service'isse, selle playlisti. Nagu näha, aga töötab midagi ja telefonis hakkas alla laadima. Kõigepealt tuleb siis Adele lugu alla vaikselt ja kohe varsti tuleb äkki ka see teine lugu alla. Et siis põhimõtteliselt ta sünkroniseerib selle playlisti minu telefoni. Ja nüüd hakkas teine lugu mängima. Ja kui ma näiteks panen siit veel mõne loo, ma ei tea, pakkuge mõni lugu. Võin ju panna YouTube'ist midagi. Panen selle sama kohe. Ja nagu näha, siis see veel tõmbab. See on kohe kohal, aga ma tahaks põhimõtteliselt seda näidata, et ta lihtsalt nagu sünkroniseerib, et kõik lood on kohal ja kui me paneme siia awesome playlisti lisasime loo, siis siin backendis nagu näha, lisati lugu ja telefon hakkas seda uut lugu alla laadima. Et sünkroniseerib. Lihtsalt mul on siin YouTube'is playlist, ma panin siia lisa. Ja lihtsalt playlisti panin. Ja siis ta automaatselt tõmmatakse alla, kui ma playlisti midagi lisan. Et nagu veebipoolne graafiline liides ongi YouTube ise. Et minu seda asja nagu panust ei üldse kasutama. Lihtsalt äpp jookseb taustal, automaatselt tõmbab alla. That's it. Natukene ülesehitust. Mul on 400 midagi rida Pythonit ja siis pea 2000 rida Javat. See 400 rida Pythonit kõike seda pahnasin, suhtleb andmebaasiga, suhtleb YouTube'iga, teeb Amazoni laeb lugusid üles ja event handling, saadab Androidi äpile sõnumeid ja kõiki asju. Ja siis see 2000 rida Java koodi, see lihtsalt küsib serveri käest, kuule, kas on lugusid? Tore, on lugusid, ma tõmban alla need ja that's it. Selleks, et lugusid alla laadida, selleks on vaja 2000 rida Javat kirjutada. Tuleb välja. Mis veel siis? Põhimõtteliselt algselt pidi mul olema, oli mul palju suurem plaan, et mul oli üks siuke lahe äpp, millel oli tegelikult graafiline liides ka, et ta näitab mulle playliste siin ja ma saan vaadata kõiki lugusid, mis mul seal playlistis on. Aga siis eile õhtu kella 6 ajal viskas see kopp ette, sest et ma ei saanud SQLite andmebaasi tööle selle rakendusega. Ja siis ma kirjutasin nullist endale asja. Ja siis kirjutasin uue äpi nimega Events, mis lihtsalt põhimõtteliselt, kui võtame selle, on see väike tumedam osa siin, 400 rida, mis siis tegelikult teeb tarka asja, mis siis tõmbab faili alla. Ja see asi, mis ma siis eile kella 6 õhtu kuni täna hommiku kella 4 hommikuni kirjutasin, koosneb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 klassist, mis siis põhiliselt enamus ei tee mitte midagi tarka, kuna need on vajalikud selleks, et Android oleks äpi, Java vist. Ja tegelikult ainuke 2 klassi, mis siin tarka teevad, on Event Service, mis siis kuulab Google Cloud Messaging sõnumeid, mida mu server välja söödab lugude lisamise korral.
ja siis download service, mis siis actually tõmbab selle loo alla. Ja seal download service'is on väike queue, kuhu siis lisatakse kõik lood, et ta korraga ei tõmba kõik lugusid alla, vaid lihtsalt järjest tuleb ükshaaval. Et kui ma siin võtaksin näiteks loo allalaadimise ajal lahti, no sellega logisin, seda vist väga näha ei ole, aga siin ta näitab, et queue's on mitu lugu siin alles on veel jäänud alla laadida. Et näiteks siin kuskil arvatakse sõnumid tulid nii aeglaselt sisse, et ta lihtsalt laadis ennem alla, kui jõudis lugusid, kui queue sai täis. Või noh, jah. Ja siis on see Music Sync, see graafiline rakendus, mida ma valmis ei jõudnud, aga see on keerulisem ja spaghetihunnik. Need kõik rakendused on seal GitHubis üleval ja kui te siin alguses nägite, et ma tegin selle terminalis siin selle playlisti lisamise, siis see osa muutub graafiliseks millalgi kevadel, siis kui see veebirakenduste värk tuleb, siis ma nagu saan öelda, et ma tegin midagi. Aga that's it põhimõtteliselt. Music Sync. Jah, aitäh, et siin töö kohta palju kommentaare. Mulle see kommentaar on enda nüüd küll ei näidata ei julge, et tundub, et see töö tundatakse veel kõrgelt. Ja põhiliselt ka, et sul näha, et sa oskad seda teemat ja hea on see, et sa oskad tunnistada, et osa koodi on sul seal spagetti ja niimoodi, et aga aru saada, et kui ühe ööga pead kiiresti midagi valmis tegema, et siis et mõõsnaga ma näen, et sa oled nii palju teinud, et täiesti loomulikult, et osa koodi on vahepeal ka spagetti, aga oluline, et sellest ise ka aru saad. No jah, ma nagu üritasin seda päästa ja siis ma eile õhtu avastasin, et ma ei jõua hommikuks valmis, siis ma lihtsalt tegin nullist midagigi oleks näidata. Kas kellelgi veel kommentaare? Selle kohta seal chatiga tegelikult kommentaare su töö kohta, aga siis otseselt mingid küsimusi midagi ei ole. Mitu tundi tegid? Mitu tundi või? Kohe saame vaadata Gitist. GitHub. Nii, no ma ei tea, kui võtame selle, mis ma nüüd täna siis kirjutasin, see Vents asi ja paneme commit'id. Mul on täpselt 2 commit'i, ärge nii tehke. Või tegelikult, mõlemad commit'id on muidugi töötavad koodid, nii et selles suhtes on hea, sest et tegelikult on see best practice on see, et see commit'id alati töötavad koodi. Et need on töötavad koodid mõlemad. Et koodid, see on hea, kui paari tunni tagant commit'id on muidu mida teame, siis kui jääb magama kuskil poole pealt, siis arvuti loetis ka asjata midagi. Jaa, et jah. Jaa, aga kokku tegin siis, ma ei tea, arvutage kella 6 maha kella 4 hommikul, nii et see on see Vents asi. See spagetikood, see Androidi äpp, seda ma hakkasin tegema vist 26 november või? Ei ole, 23 november on esimene commit, nii et päris ammu. Seda ma valmis ei saanud ja siis backend, see Pythoni osa 500 rida, see on ka kuskil mingi detsembri algusest vist nagu tulnud, et ka ikka. Aga arvatavasti mingisugune nädal aega tööd ikka kokku. Või vähemalt, et valmis saada oleks nädal aega võib-olla. Aitäh, ma tahan sulle öelda, et hea, et sa olid teinud siis ülevaatused slaidid, näidanud, mis koodid ja asjad, see on hea esitlus ja isegi seal, kuigi nagu nende küsimustega selles on natuke laia läinud, aga ma alguses vaatasin, et kui sa hakkad kogu sellest asjast rääkima, et see kindlasti läheb laia, aga tegelikult sa ei läinud isegi väga laia, nii et igati TikTok kõik. Et siin midagi öelda pole, maksin kuulnud kindlasti. Aitäh! Nii. Ma tahaks sulle anda ühe lisapunkt sellest, et sa oled aidanud siin igasugused klaableid ja asju ajada, mida organisatsiooni poole pealt käinud, kui päätsid chat-ruumi ja värgid on. See on niisugune sümboolne, et ega sulle vist lisapunkte väga vaja ei ole, kui nii. Ardi pärandab need nõrgemad. Jah.
ma saan aru, et siis Margit tuleb järgmisena. Margit Kont, sa oled seal. Kas saad ka mikrofoni rääkida? Selge, siis ma panen selle kinni.